Head valimiskooli vaatajad ja kuulajad, tere tulemast Pärnusse, tere tulemast Templisse. Algamas on 3. episood järjekorras siis podcasti, mis üritab minna ja viia siis inimesi lähemale poliitikutele ja poliitikuid lähemale inimestele. Selle podcasti külalisteks on siis kõik Pärnu kohalike omavalitsuste valimistel kandideerivad erakonnad ja valimisliidud. Meie oleme saatejuhid Urmasega, mina Heiko Leismet, siin Urmas Lass. Tervist! Ja meil on saate aukülaline on valija. Ja valijaks on meil kutsutud Hedi Tammelet, tere! Tere, mina olen valija. Just. Ja valija kõrval on ka trumm, mida on valijal võimalik lüüa. Just, et anda märku, kui asi läheb kuidagi sellisesse kohta, kus ta kaotab järje või kaotab oma mõtte. Tõe huvides, et mina olen apoliitiline, erakonda kuskil ei kuulu, kuskil ka ei kandideeri. Urmas ütleb ühe announcemendi veel ikkagi ette. Jah, et ma ei ole ühegi erakonna liige, aga kandideerin ühe erakonna nimekirjas. Selge. Nii et, aga selle vaatamata Pärnakas valib volikogu grupi ütleme siis juhtfiguuri ja eestvedaja ikkagi, ma arvan, et suudab siin säilitada oma objektiivsus, on lubanud, verevanda andnud. Ja, 3 tilka. Just. Ja ega midagi, asume teele. Esimene selline ülesanne, mis me oleme teile ju koju kaasa andnud, on see, et me ootame teilt 2-minutilist tutvustuskõne, et miks peaks siis Pärnu valija teid eelistama? Miks just teid? Ja ma nagu ikka ütlen, tähelepanu valmis olla läks ja siis panen aja käima ja täpselt 2 minutit läheb aega, nii et 2 minutit reklaami, puhast, südamest tulevat sõnumit. Üks asi jäi meil tegema. Jaa, ma olen vaata juba, näed, just väga ja sa juba tahtsid reklaami kuulata, reklaami pausile minna. Just, issand jumal, vabandust. Aitäh publikule. Jaa, aitäh. Meil on EERK külastana ja palun tutvustage, kes te olete ja kust te tulete. Tere, mina olen siis Siiri Rae. Meie erakonna täispikk nimi on Eesti Rahvuslased ja Konservatiivid. Olen kandideerinud Tori valla nimekirjas. Ma olen põline Pärnakas, sündinud Pärnus ja tahan kaasa rääkida Pärnu asjades. Minu nimi on Hanno Harjus. Olen ka Pärnakas, mitte põline, 15 aastat Pärnus olnud, Rakveres tegelikult pärit. Erakonnas asutamisest, selles nüüd uues erakonnas. Varem olen kandideerinud EKRE ridades. Olen ka olnud, mõne aja olen olnud asendusliikmena volikogus ja vaatab, kuidas see kord läheb, et kandideerime nüüd jälle. Väga tore. Nii et nüüd on kahjud hüvitatud, et ma siin unustasin. Aga tõesti, nüüd on, mul on stopper valmis võetud. Aeg on minna reklaamipausile. Just, ja 2 minutit nautige, andke tulla siis sellel, miks Pärnu valija peaks just teid valima. Tähelepanu, valmis olla, läks. Miks peab Pärnu valija meid valima on see, et ennekõike me oleme uus erakond. Saame alustada puhtalt lehelt, meil on konservatiivne maailmavaade ja me ka enda kohta ütleme, et oleme põhimõttekindlam kui Isamaa ja sõbralikum kui EKRE. Ja Pärnu linnavalitsus, volikogu, tegelikult ka üle Eesti vajab värsket verd, uusi inimesi. Ka mina ei ole varem poliitikas olnud, ma olen ettevõtja ja loomingu inimene, ehk siis ühiskond vajab värsket verd. 42 sekundit. Nii, palun. Jah, et meie jaoks nagu hästi oluline ja minu jaoks eriti on just nagu peredega seonduv. Lapsed, huviharidus, huvihariduse toetus kindlasti peaks olema linna poolt suur, et see on nagu meie ja minu jaoks on niisugune põhiline asi, miks mina seda kõige kaasa teen, et just nagu, et oleks nagu igale lapsele oleks nagu võrdsed võimalused olenemata pere sissetulekust, et see on niisugune, mille pärast mina nagu seda asja teen. Nii, 1 minut ja 17 sekundit. Nii, meil on veel siin 43 sekundit minna, nii et kes tahab nüüd veel täiendada, mis olulist ei rääkimata. Aga me ei survesta. Me ei survesta, aga lihtsalt, et Sest et palju tuleb kindlasti ka välja meil
aga lihtsalt et praegu segamatult saab niimoodi rääkida kohe, nii et. Ja ma siis samamoodi lisan, et minu jaoks on see huviharidus on prioriteet ja üleüldse kaasata noori. Et täna, kui me teame, siis Pärnu linnavolikogu on keskmine vanus on 50 ringis. See on tegelikult lubamatu. Miks meil ei ole volikogus noori? 20 pluss 30, et noored palun kandideerige ja liituge erakondadega. Kutsun ka meie juurde, et tulge, võtan teid oma tiiva alla. See on minu missioon. Nii, 1.52 jääb siin siis skooriks. Hea valija ja valimispakkumist, et kuidas, mis muljeid ja tundeid see sinust tekitas? Mis muljeid ja tundeid see sinust tekitas? No märksõnad, mis ma enda jaoks kaasa noppisin, oli konservatiivne maailmavaade, põhimõttekindlus, sõbralikkus, aga ega ma rohkem siit nagu kaasa ei saanudki, sellepärast, et see reklaamlause, mis te ütlesite, olete uuenduste poolt ja toote värsket verd, siis ma arvan, et kõik teised erakonnad lubavad täpselt seda sama. Et uuendused värske verd, isegi kui see erakond on, et ei ole nagu värske erakond, siis nad ikkagi lubavad värskeid tuuri, uusi mõtteid, mida kõike. Käigu kasti. Koos kõikide juppidega, mis sinna juurde kuuluvad, et jään põnevuse koota. Mis arutelu edasi toob? Aitäh, valija! Teeme kõigepealt kohe nagu asja nagu selgeks, et mis vahe on EKRE-le ERK. Et lihtsalt, et nagu kuna valimispooli vaatajad ka saavad siis aru, et mis see erisus on või miks mõlemad on justkui on ja tavatarbijale võib-olla siis nagu sarnases kohas, aga kuidas neid eristada omavahel? No kindlasti meie ei välista nagu koostööd mitte kellegiga. Ma mõtlen see koostööd. Selles mõttes, et EKRE on hästi jäigalt kinni. Ja meie oleme nagu valmis kompromissida. Me ikkagi oleme nagu valmis koostööks kõikide teiste erakonnad. Samamoodi, et me ei ole nagu nii-öelda valmis hästi jäik erakond, nagu EKRE on. Kas teie punased jooned ei ole siis nii punased või neid annab nagu nihutada? Tähendab, konservatiivsel maailmavaatel on oma kindlad jooned. Me olemegi põhimõttekindlad. Meie jaoks on maailm loodud, seda ei ole inimene loonud ja ema on ema, isa on isa, et sellised põhimõtted, need lihtsalt on. Need on loodusseadus, aga me teeme koostööd, ehk siis meiega see kõnepruuk ja stiil ei ole nii räuskav, nii selline, me tahame suhelda, aga me oleme konservatiivid, ja õnneks praegu viimase uuringu järgi on Eesti noored, pea 60% eelistab konservatiivset maailmavaadet, ja ka see üks alles liitujaid, meie erakonnaga liitub päris palju. Kui palju? Kui palju, me olime, alles tehti üks ka uuring, et me oleme 5. kohal, alla 100 on meil liitunud viimase, aita mind praegu. Ma ei tea praegu seda statistika. Kõige rohkem oli liitujaid Isamaaga, siis kõige vähem on Reformierakonnaga liitujaid ja me oleme seal keskel. Et see on super tulemus, ja minu jaoks on ülitähtis, et noored leiavad, tegelikult on selle oma loogika, et elus on see süsteem, et on pendli efekt, et kui me olime praegu väga liberaalses pooles, siis tahes-tahtmata see tuleb alla, ideaal oleks kesktee ja noored on pöördumas konservatiivse maailmavaate poole. Siin on hea minna meie esimese küsimuse juurde. Kes on teie sihtrühm ja keda püüate? Ja võib-olla ka väike kommentaar, et kes võib, ütleme, Pärnu oludes olla see valimiste kaalukeel? Kelle hääl mõjutab kõige rohkem või sihtrühm? Aga jah, alustame sellest, et keda teie nagu, ütleme, lähete püüdma? No ideaalis me ikkagi püüaksime kõike vanusegruppe ja et selles mõttes, et loomulikult me ikkagi üritame kõnetada peresid. Nagu see on nagu, ütleme, noored kaasa arvatud, et
et noorel üldse valima saada ja siis loomulikult eelistatud meie poolt hääletama, et aga sellist konkreetset sihtrühma, et me nüüd läheme ainult seda sihtrühma püüdma, sellist meil ei ole, et me ikkagi tahaksime ideaalis kõnetada kõiki vanusegruppe. Kelle hääl otsustab Pärnus teie saatusega, mis te arvate? Ma arvan, et no Pärnu selles suhtes on jälle meie kasuks, et Pärnu on tegelikult väga konservatiivne kants. EKRE on väga tugevalt Pärnus ka sees, ehk siis meie konkureerime kindlasti EKRE valijaga, et tal on nüüd valik, et konservatiivne valija valib nii ehk naa konservatiivse erakonna, nüüd tal on valida kahe vahel. Siiamaali oli Eestis ainult üks konservatiivne erakond. Ma ei saa seda küsimata jätta. Sa ütlesid, et te ei välista koostööd. Linnavalitsuse tasandil, volikogu tasandil koostöö EKRE-ga on võimalik? Ma usun küll. Kui on ikkagi nii-öelda kompromisse suudetakse teha, siis miks mitte? Kas kompromisse nagu teiselt poolt või olete ta valmis ka ise nagu tegema mingites asjades järeleandmisi, kuidas teile tundub? No selles mõttes, et kui meie oma nii-öelda need punktid saame ka ikkagi midagi sisse, mida me oleme nagu lubanud oma valijale. Kui sellest nagu, nii-öelda, eks see kompromissi ongi nii, et mõned pooled teevad just järgi tulema ja vastu tulema. Me oleme valmis loomulikult enam. Aga kui saate koalitsiooni, kas hääletate südametunnistuse järgi või hääletate nii, nagu on kokku lepitud? Meil lihtsalt on siin eelnevalt 2 erakonda olnud, kes on esindanud erinevaid seisukohti. Mina ei ole selles mõttes poliitik, mina ei sõltu nii-öelda, ma ei ole nagu karjääripoliitik. Mina ikkagi tahan jääda kindlaks enda põhimõtetele. Ma olen seda teinud ka EKRE-s, sellepärast pärast seal EKRE-s ei ole ka. Et ma ikkagi jään oma põhimõtetele kindlaks ja ma ei hääleta vastu oma põhimõtteid. Hästi. Meie järgmine oluline sisuline küsimus on see, kuidas teie valimisprogramm sündis. Kus te selle tegite? Kellega te seda tegite? Kus sisend tuli? No hästi palju on käidud suvel erinevatel laatadel inimestega vestlemas, telkidega väljas, tagasiside inimestelt, mis neid nagu nii-öelda nagu EKRE omal ajal. Nagu EKRE omal ajal. Sama mudel, jah? Sama mudel, sest et ju tegelikult Pärnu, meie erakond praegu, meil on ju me tulime ju tegelikult EKRE-sse, ei ole saladus. Helle Kullerkupp, mina olen EKRE-st ja meil on ju Edmund ja Heldur ja kõik me oleme sealt EKRE-st tulnud, et see ega siis selles mõttes, et me nüüd ehitame uut erakonda, aga ega need inimesed, see põhituumik on tulnud EKRE-st üle meil Pärnus. Et see on nagu see mudel toimub. See valimisprogramm tuli nagu rahva sisendina, et te kuulasite põhimõtteliselt, mida inimesed siis mõtlevad laatadel, millest nad räägivad teile, mis on mured ja rõõmud? Ma lisan, et lisaks nende laatadele tegelikult me ka oma töögrupis käisime välja ideed, siis me arutasime seda, sellest sündis selline konsensus. Mina isiklikult, kuna mul meeldib väga rahvaga suhelda, siis tõesti ma käisin väga palju see suvi, olen käinud laatadel, inimestega rääkinud. Ma saan seda tagasisidet ja väga palju tuli just see märksõna, et jah, me tahame uut verd, uusi nägusid, puhtaid lehti, et see, mis ühesõnaga nad on kohe poolt, et kui ma küsisin, et kui te tahate midagi muuta, te tahate muutust, siis te peate valima ju uued näod. See on nii lihtne, et kui te valite täpselt samad inimesed, kes seal praegu on, siis te saate ju täpselt selle sama. Ei, no ka Eesti 200-ga läks nii, et kõik olid uued näod ja siis kuhu see lõpuks jõud? No täna me ju teame, mis Eesti 200-ga, mis meil oli kolmapäeval Pealtnägija saade ja siis on meil proua, kes ütles, et lugege huultelt, et võt mina ka seda ei tee, nagu Hanno ütleb, et minul on ka põhimõtted. Kuna ma kandideerin Tori vallas, siis Toris on mul väga hea, need, kes täna EKRE oma Tori volikogus sees on, mina näen nendega väga head koostööd tegemas omalt poolt. Aga samas ma olen ka väga põhimõttekinnel, et iseendale ma valetama ei hakka ja tõstan volikogus kätt südametunnistuse järgi. Valimisprogrammi puhul, et kas on nüüd mingid sellised asju olnud, mida sa saate nagu EKRE-st üle viia, mida ei lubatud näiteks teha, et ütleme, ma ei tea, räägime nii, nagu asjad on, et perekond ei lubanud teha, aga nüüd te olete
oma erakonnaga ja te saate teha neid asju, mis on nagu pärnakatele mõeldud. Kas on ka selliseid punkte sees? Anna oskab võib-olla paremini, sest ka mina tegelikult olen olnud EKRE liige, jõudsin olla vist vähem kui aasta, aga ma olin passiivne liige ja kui tuli meie uus erakond moodustati, siis ma tundsin, et see on nüüd õige hetk ja aeg tegutsema, et mina ei oska praegu kommenteerida, mis teil tookord oli. Ma ka praegu, mul ei tule kohe meelde, mida me nagu EKRE-s ei oleks tohtinud teha, mida me praegu tohime teha, et neid nagu selliseid punkte, eks seal tuldi ära mindi nii-öelda laiali erinevatel põhjustel, aga see ei puudutanud nagu neid programmilisi punkte. Kuulge, aga kui nüüd tõmmata kokku, et mis siis on need 3 asja, mida pärnakas vajab? Mis on need asjad, no okei, siin oli mõned märksõnad läbi käinud, aga rääkige nagu lahti. 3 peamist asja. Pärnakas vajab, et me oleme... Number 1 asi. Number 1... Mis see märksõna on? Vajab muutmist, oli küsimus, või üleüldse? Ei, mida pärnakas vajab? Üleüldiselt, et kas muutus on 1 punkt näiteks, mida tahaks siis? Pärnu peab saama sellisest korruptiivsest linnavalitsuse juhtimisest lahti, sest see täna on juhtav. Kus seda tunda? Kui me lihtsalt juba ütleme meil siis peab avanud seda laustatud, mis sa mõtled seda? Et meil on võimul Reformierakond. Et ka meil... See korruptsioon saab välja tulla. Ei, ma siiralt mõtlen lihtsalt, et selles mõttes, et ma saan aru, et Reformierakonnal on liikmed, kes ütlevad, et tõid raha Tallinnast. See on midagi isesest tumaline välja. Aga kus te seda korruptsiooni näete või kuidas see probleem nagu avab? No pigem mina tooksin siin märksõnad oleks bürokraatia vähendamine kindlasti. Mis see tähendab? No, et kõik näiteks? No näiteks, et asja ajamine oleks kiirem, sest et kui sa saad tagasiside, et vastused viibivad seal kuni 30 päeva või mis see vastuste aeg on, et see on liiga pikk. Noh, see on üks probleem on nagu bürokraatia vähendamine. Teine probleem, mina ütleks, et on noored pered, huviharidus, lasteaia kohatasud. Hästi palju saab tagasisidet, kui peres on 2 last või 3 last, inimesed ei jõua lihtsalt seda kõike kinni maksta. Mul endal on 3 last käib trennis ja ma tean, palju see maksma kõik läheb, et see on nagu ja loomulikult on võimalik Pärnus, mida Pärnu linn ei ole küll inimestele tutvustanud, aga tegelikult on võimalik saada neid toetusi teatavatel tingimustel, sissetulekud, asjad, ma olen kunagi kirjutanud artikli ka sellest, et sõltuvad sissetulekust on võimalik taotleda neid, aga seal on ka, et sul on vaja nagu lastekonto väljavõtteid anda, enda konto väljavõtteid anda, kindlasti tohi raha pangaarvel olla, kui sul raha pangaarvel on, siis sa oled justkui rikas, siis sa ei saa neid toetusi. Et mina mõtlen, et kindlasti 1 tasuta huviring igale lapsele peaks olema see number 1 asi, et sõltumata vanemate sissetulekust. Kas ma nüüd olen teid õigesti teinud? Kõigepealt number 1 oli bürokraatia vähendamine. Nii, nüüd me jõuame number 2 punkti juurde, jah? Nii, mis me 2 on siis? 2 on meie parkimine, mis toimub Pärnu parkimisega. Väga põnev, nii, mis parkimisega on? Parkimisega on väga halvasti lood. Mina kui pärnakas, siis teate ma päris ausalt, meil on uus parkimiskord juba aasta nii, täis. Raha on tulnud ja ma ei saa aru päriselt, kus ja kuidas ma parkida tohin, mis kell, kui palju. Igal pool on tasuline, kõik on lihtne. Jah, kõik on lihtne, aga kuskil on kas pool tundi või tund aega või see või kus piirist. Ma ei saa enam mitte midagi aru. Vanasti oli täpselt parkimiskell, tund aega, tööpäevadel. Täna ma hirmuga vist on pühapäeval isegi tasuta. Teate, mul on parkimiskell pandud. Kui nüüd on tõesti täna tasuta, siis... Kas keegi saab minna keerama Siiriga parkimiskell? Jah, aga vist on ju tasuta. Pühapäev on tasuta. Või on rannarajoonis tasuline. Kas on 1. septembrist? Et minul kui kohalikul oli see segane, pluss see on väga kallis. Mis? Kuidas see kallis? Raha tuli ju kõik linna eelarvesse ja sellest saab ju teha toredaid asju. Toredaid asju, aga mina tahan Pärnus elada. Et kui ma tahan minna kuskile ma tahan minna, siis kas või kontsertile, siis mul on juba parkimise tasu tuleb sinu juurde. Aga Siiri, kas see mõte ei olegi selles, et parkimine on kallis, siis tänu sellele eelistad jalgratast ühistransporti?
no vot, ma ei kujuta ette, kuidas ma novembrikuus lähen kontsertimajja jalgrattaga, sõidan Eametsast jalgrattaga. No Bussiga? tõesti ei tea. Bussiga, ühistranspordiga? Ühistransport number 40, peatus on mul kodust 2,5 kilomeetrit. Jah, tuleb väga tugevalt elustiili muuta, see buss tuleb sealt Sau-Kalevist iga 20 minuti tagant. Et see on logistika. Siin võib-olla ongi, et Ühesõnaga- üks asjadest võiks olla ühistranspordi parandamine. Nii. Oodage, parkimisega siis, mis teie lubadus on, et kui saate võimule, siis hästi. Sama korraldus vajab minekule. Selliseks nagu ta oli vaja, ega seda viimast muudatust. Hästi. Mina näiteks tooks selle tähelepaneku, et see parkimist ju, seda ei tehtud raha pärast. Väidetavalt tehti seda, et linnast autosid vähemaks. See oli see mõte, mis Reformierakond välja käis, on ju, et mitte nagu raha teenida. Samas ei ole ju loodud... Ka jalgrattaga sõidetakse rohkem. Ja, aga samas ei ole loodud ju parkimistingimusi siis linnast kesklinnast nagu väljas, et kus kohta siis külalised peaks oma autot parkima. Kui tahetakse väidetavalt mitte raha teenida, aga autosid vähemaks siis kesklinnast, kuhu nagu kuhu kohta paneb ennast näiteks turist või kes tuleb näiteks teadlasi, kuhu ta peaks parkima seda automis, et ei ole neid võimalusi loodud. No, tõsise küsimuse. Nii, teine on parkimine. Kolmas, mida Pärnukas vaja? Mis on veel sellist, mis tuleks korda teha? See, millest juba jutt oli siin põgusalt, et noh, et just, et see noored pered, lastega pered, et see on nagu oluline, et näiteks üürimaja spetsialistidele ja noortele peredele, et selliseid võimalusi, tasuta huviharidus. Noored pered. Räägime siis üürimajast, mis see tähendab, et linn ehitaks valmis maja, millel siis oleks turust madalama üürihinnaga võimalik siis spetsialisi korterit saada. Täpselt nii, jah. Aga kui kaua see kestaks või kuidas te seda näete või kuidas see programm nagu välja näeks? No tänase lähteülesanne ongi tegelikult selles, et me oleme jõudnud nüüd sellisesse kohta, kus noored, nad ei jõua enam, varsti nad ei jõua isegi üürida. Et midagi tuleb, me peame hakkama sekkuma, et omavalitsus peab hakkama sekkuma, sest ka Pärnu probleem on see, et meil on siin Tartu Ülikooli kolledž ja kui noor tahab tulla siia õppima, et hea küll, meil on tasuta kõrgharidus, aga kui noorte käest küsida, mida ma olen ka teinud, siis ta ütleb, et jah, ma saan ülikooli sisse, aga ma ei jaksa elada. Et need on probleemid, et tuleb lahendada ja Pärnus on üüriturg, et maikuus visatakse ju siin välja ja sügisel tule tagasi, et kui noor saab midagi planeerida, see on probleem ja me peame hakkama tegelema selle ühispinna loomisega. Jah, ei, ma olen sellega päri, aga ma ütlen, et omavalitsus vist ei saa väga, kui just ei ehita ühiselamut ülikoolile või kellegile. Kuulge, aga konservatiivne pilk Pärnule. Mida te Pärnu puhul ei muudaks? Rand? Üks tähelepanek on, et ma tegelikult vaatasin kella ka, et meie kallist aega oli kulunud 17 minutit, kui tegelikult me rääkisime, et on vajalik või tähendab, siht on konservatiivsel vaatel ja konservatiivne, aga tegelikult me ei ole kordagi sisustanud. Ma ei ole kuulnud seda sõna sisustamist, mida see konservatiivne päriselt tähendab. Et sa just hakkasid Heikoga edasi küsima konservatiivne Pärnu, aga et milles see vaade või see programm nagu päriselt on? No nii, valija küsimus. Pole meil siin õigustanud. No konservatiivne. Perede väärtustamine, et minu jaoks isiklikult on see nagu perede, ma ei oska öelda teistmoodi, perede väärtustamine, perepoliitika, et toetamine, et meil oleks nagu rohkem tulevikus lapsi, et meil ei ole ju tegelikult praegu, meil on ju probleeme ei ole selles, et raha ei ole, aga ütleme riigi tasandil ka, et hästi palju läheb raha nagu riigikaitsesse, mis on nagu ülioluline, aga samas, kelle jaoks me seda riiki kaitseme, kui lapsi peale ei sünni või et meil tegelikult ei ole ju tulevasid põlvesid, et praegu ka samamoodi, et kui lasteaia kohatasud on kallid, huviringid on kallid, siis inimesed lihtsalt valivad, et võib-olla üks laps või üldse mitte ühtegi last, et perepoliitika.
Aga milline, ma lihtsalt täpsustan korra, et millisena te näete siis kohaliku omavalitsuse rolli iibe nagu tõstmisel või selle probleemi lahendamisel? Selge sõnum selles, et lapsi saada on turvaline, okei, sa saad hakkama. Kindlasti teisest lapsest lasteaia kohatasu tasuta, et noorel tekiks see julgus lapsi saada. Täna on, kõik lükkavad seda aega edasi. Naised tahavad karjääri teha nagu noh. Vot see ongi see konservatiivide üks põhialus on see, et naised on, naistel on loodud me peame lapsi sünnitama, lihtsalt see on loomuomane, see on niivõrd loomuomane, et mis karjäär. Ei ole sellega nõus, ma arvan. Meie vaatajad ei ole sellega kõik nõus. Siis ma toon isikliku näite, et mul oli see hetk, kus valida, kas ma teen karjääri või saan lapsed. Ma valisin lapsed ja ma olen selle üle üliõnnelik, mul 3 last, üliägedat. Kui mul on nüüd see super äri ja siis üks päev teda on, teine päev ei ole, aga mul on 3 järglast. Et seda tuleb ausse tõsta ja seda peame nüüd ühiskonnas ka propageerima, seda toetama, et noored, palun. Ma ütlen, mina olen lugenud küsitlusi ja ütleme, need küsitlused ikkagi näitavad seda, et kõigepealt noored tahavad ka teha karjääri kas või sellepärast, et neil oleks osta oma korter, oma maja, kuhu nad seda last nagu sünnitavad. Eks nagu sa ise ütled, et üüriturg on päris julm. Mingi üle vaatasime ühte Tallinna Janseni tänava korteri renti mingi üle 400 €, eks ju, ja ütleme ausalt, korter on peldik. Et see, kas sa näed, ütleme selles mõttes, et meil on sünnitavaid naisterahvaid on vaja, aga kas me saame kuidagi kohaldada niimoodi, et naine saaks teha nii karjääri kui sünnitada? Et me ei saa võtta naistelt tema soovi, see on nagu, ütleme, nii-öelda teie endine erakonna juht ütles, et kui sa ei ole 27-aastaselt sünnitanud, siis sa oled kasutu. Ma lihtsalt ütlen, nüüd me oleme nagu siin juba mingis ideoloogia kontoris, kus nagu proovime nüüd minna tagasi valimiskooli juurde. Nii, aitäh kõigile. Nii, minu küsimus endiselt. Konservatiivne pilk Pärnul tähendab seda, et minu jaoks konservatism vastandub sellisele progressiivsele muutustele ja nagu ja võib-olla isegi järsematele muutustele on ju ühiskonnas. Küsimus ongi, et mida ta Pärnus ei muudaks, mis on nagu, mis vajab säilitamist, mis on nagu hästi ja mida senine võim näiteks on õigesti teinud. Kas te saate kiita neid näiteks millegi eest? Mina kiidaks meie Pärnu linna, mitte maakonna, aga Pärnu linna ühistransport toimib. Siin oli aastaid tagasi oli reform, siis see töötab. Millest see toimivus sinu jaoks väljendub? Et ma isiklikult tundsin, mina sõidan autoga, aga minu lapsed tarbivad ühistransporti ja kui see reform tehti ära, siis konkreetselt minu lapsed, me elame Eametsas, bussiliiklus pandi sedasi jooksma, et laps sai minna Saugast Raeküla kooli hommikul. See kellaaeg klappis ka niimoodi, et ta jõudiski tundi hommiku esimesse tundi, mitte et sa jõuad 15 minutit või ehk siis see pandi jooksma ilusti. Ja see oli see, mida mina tundsin, et minu lapsed said hakata ühistransporti kasutama, mis on suur asi minule kui emale. No lihtsalt remargi juures, et see ju, et ühistransporti on täna jäänud ainult lapsed ja vanurid, näitabki seda, et see on enamikele normaalsetele inimestele täiesti kasutu graafikuga. Mina ei ütleks, et kasutu. Isiklikult mina lihtsalt... Aga miks nad sõidavad autoga? Ma küsin teistmoodi. Siiri sõidab autoga, ei sõida ühistransporti. Sest meil on Eametsas. Aga sul nagu lapsed saavad hakkama, miks sa ei saa hakkama? Sest et see esimene bussipeatus on 2,5 kilomeetrit ja ma pean reaalselt tassima asju, siis see on võimatu. Hästi, ühistransport ühesõnaga on kindel see, mis te jätate täpselt puutuma. Nii, teine, mis on veel, mis te tahaks jätta alles? Ei ole pigem plats puhtaks? Ei, mitte puhtaks, aga ma ei oska lihtsalt konkreetselt näidet tuua, et see on just see asi, mida ei muudaks. Ei, ma mõtlen, et võib-olla on mingi lahendus, mis nagu toimib kuidagi, et näiteks on
toetatakse mingeid MTÜ-sid, mis edendavad ettevõtlust või? No Pärnus kindlasti on see meie kultuur või vabandust, kuurortlinna kuvand, et see peab kindlasti jääma, et me oleme kuurortlinn. Meie pärnakatena peame lihtsalt seda muutma, et see on ainult 2 kuud, mis me 10 kuud teeme. Et tuleme nüüd rannast natukene kesklinna poole, aga ehk siis Eestis on Pärnu kui kuurortlinn. See on suvituslinn. Seda kindlasti ei muudaks, seda kuvandit. Et me ei ole tööstuslinn või sõjaväe, mis siia tahetakse tuua. Teie seda ei tooks siia? Seda nagu kaitsetööstust ja... Ei tooks, jah. Miks? Et ma tean, et Pärnu arengukavas on aastaid tagasi võetud see seisukoht, et see sama ala, see Sauga mõisa koht, kuhu praegu tahetakse seda NATO baasi rajada, on Pärnu linna kopsud. Ehk siis seal on haljas looduslik ala. Ja seal kõrval on ka meil Kaluriküla, kogu see kontseptsioon, et siis see ju kaob kõik ära. Et siis seda meil siis enam ei ole. On argumendiks toodud ka seda, et ütleme, kui see NATO sõjaväe staap sinna tuleb, see on 200 sõdurit, nad tulevad peredega. See tähendab seda, et ühe korraga Pärnusse saabub 600 inimest, mis on jälle omakorda, ütleme, kohvikud saavad käivet, kauplused saavad käivet. Maksud laekuvad. Ikkagi nagu... Äkki mõni kirjutab sisse. Jah, nad ikkagi nagu tooksid meile ju midagi positiivset. Ja samamoodi on ütleme see, et kui vaadata Statistikaametit, siis turismi valdkonnas ütleme, need teenindajate palgad ei ole suured, need on madalad ja öeldakse, et me peaksime sisse tooma tööstust. Et millist tööstust sa näiteks näeksid, et mis võiks meil olla, mis oleks kõrgema palgalisem ja mis ütleme kas või noortele, eks ju, et ta õpib mingi ameti selgeks, ta ei peagi ära minema, sest tal on okei palk. Jah, Eesti ja ka Pärnu probleem on see, et meil on vaja rohkem tootvat tööstust, et me kogu aeg koolitame neid IT-spetsialisti, aga tegelikult mida me siis toodame? Et ja kui palju nüüd see sõjaväe tööstus... Ma küsin vahele, aga mida peaks tootmas? Mina isiklikult olen väga kursis, sest see minu valdkond on tekstiilivaldkond, et Pärnus õnneks veel on meil Vendre, Eesti suurim tekstiili eksportöör on olemas, meil on Dreamtex, ehk õmblustootmine veel on olemas läbi ka välisettevõtjate. Samas sellest sügisest on probleem, et kutsekool lõpetas õmbluseriala ära. Ka nemad jäävad üks päev nüüd hätta, neil ei tule... Aga see õmblejad palgast ju korterit ei rendigi endale enamasti. Pärnus keskmine lihtsa naisterahva töötasu ongi kuskil 900 eurot kätte, et seda tuleb ka teadvustada, et jah, loomulikult, kuhu me jõudnud olema. Ei, sellepärast tulebki koolitada neid kuidagi saama nagu rohkem palka või ma arvan, et ka noortele on ambitsioon minna õppima erialasid, mis toovad neile suurema finantsilise kindluse, ei või? Ja mis need siis on, et mis see tootmine on, et Eesti on mänginud maha oma võimalused? Ei, ma üldse ei vastanud, ma lihtsalt küsin, et mina olen siin küsija rollis, et mis lihtsalt mõttegi, et mida siis tootma peaks, et okei, et õmbleid võiks juurde teha, aga mida veel toota võiks siis? Ja mille, tuulikud äkki või? Energiat tootma hakata? Kindlasti mitte, et see tuulikute teema on täiesti eraldi teema, seda ma ei hakka siin praegu rääkima. Ei, ma lihtsalt küsisin ära selle, et nagu valija kool, et ikkagi me siin valija peab aru saama, et kas tuulik on või ei ole. No tuulik ei ole, ütlen kohe ära, ta ei ole lihtsalt rentaable, et kuni 24% on ta tootlikkus aastas, et sellega, kui Eesti läheb nüüd 100% roheenergiale, et siis me oleme päriselt käpuli maas. Okei, tuumaenergia. Tuumaenergia on okei, sellega peakski Eesti minema edasi. See on ka meie erakonna sõnum, et lõpetame nüüd selle tuuleenergia päikesepaneelid ära ja lähme tuumaga edasi. Ma küsin selle kohta kohe seda, et ma olen seda mitmete inimeste käest küsinud, et tuulikud on halvad, sellepärast, et keegi ei taha neid oma tagahoovi. Milline koht Eestis on selline, kuhu me võiksime mõelda tuumajaama, mis ei ole kellegi tagahoovis? Ma ütlen etteruttavalt võin öelda, et mina sellist kohta ei tea.
kus võiks olla Eesti tuuma? aga see koht on juba leitud ju. Ida-Virumaa, meil oli 3 kohta oli pakutud Varblasse, Ida-Virumaa kanti, et nad ei ole täna sellised, nagu me siin kujutame ette seda Tšernobõli, et meil on siin mitu põlvkonda läinud edasi ja Eesti kindlasti peaks nüüd päris tõsiselt mõtlema ja tuumaenergiaga edasi minema. Kui me läheme jälle mingi metatasandile. Ei, ma küsin korra ära selle, et kas, mis sa arvad, kui sa lähed selle jutuga Varblasse, et kuule, et me ehitame nüüd siia tuuma? Nad ei ehita. Nad rõõmustavad. Tootmine. Ei, nali näeks. Kuulge, järgmine oluline küsimus, noored. Et meil on siit läbi käinud noored. Muidugi võiks küsida, et kuidas üldse mõista, keda te mõistate noorte all? See on lihtsalt varem meil on see küsimus olnud ja siis on olnud, et kellest me räägime, kui me räägime noortest? No noored kindlasti koolis käijad ja noored loomulikult ka noored pered. Koolis kuni noorte ja noored loomu välja on noored. Mis noortel siin Pärnus oleks vaja, mida te näete? Mis noortel puudu jääb? Minule teadaolevalt on need suvel näiteks töökohad. Töövõimalused. Koolilaps tahab ka ju suvel käia taskuraa teenimas. Aga seda riik ei luba ja selles mõttes, et ei saa seda ka lubada. Mis võttes riik ei luba? Töötada, laps ei saagi tänapäeval ju nii töötada nagu võib-olla 20 aastat tagasi või 30 aastat tagasi, et hommikul saaks kuskil maasikapõllul tööle. Tänapäeval on ikkagi mingid väga reglementeeritud, teda on raske kaasata nagu tööjõuna. Ja seda küll, aga näiteks koostöö siis ettevõtete linna vahel võib-olla mingid siis, nagu on need suvel, need õpilasmalevad asjad, mis ka hästi kiiresti täituvad ja ütleme, paljud jäävad ukse taha, kuna need rühmad saavad täis kiiresti. Ehk siis võib-olla vaadata selle pilguga, et äkki saab kuidagi sellised võimalusi lisaks tekitada, et noortel oleks võimalik malevas käia ja taskuraa teenida endale. Sellised koostöövõimalused. Ma saan aru küll saanud piiranud, et sa oled 7 tundi tööpäev, 6 tundi tööpäev, oledavalt vanusest. Aga sellised võimalusi ikkagi on võimalik leida. Ma korra lähen su mõttega edasi, et kas siis võiks olla, ütleme, linnas mõni ametnik, kelle ülesanne ongi, ütleme, saadru, ma ei tea, olla siis nagu rühma ülem või kuna see mõte tuli mul nii äkki, on ju, et selles mõttes, et meil on Pärnus olemas ettevõtted olemas, ma olen nõus, ja endal poiski otsib suveks tööd, et võib-olla siis aita nüüd, ma mõtlen ka... Sa mõtled, et kas linnavalitsuses oleks võimalik nagu... Ei, oleks nagu ametnik, kes võib-olla leiaks siis, ütleme, mingid töökohad või kuidas me seda, ütleme, selles mõttes... Tööabi linnapea. Jah. Et kindlasti ei tahaks uut jälle töökohta luua Pärnu linnavalitsusse, et me ju selle vastu, et bürokraatiat ja ameti... See tähendaks kohe ikkagi, et peaks väiksemaks tõmmata. Ja tõmbame väiksemaks, et seda... Mis osakonna esimesena võiks nagu, et või kus saaks nagu, kus seda vahtu kõige rohkem on? Oota, nüüd praegu lõpetan selle noored ja tööandjad, et viiagi need noored ja tööandjad kokku, linn toetab, kas võib-olla mingi selline e-keskkond või kuidas see, et kindlasti oleks seal keegi ametnik jälle, kes saab palka ja käib midagi kontrollima. Keskkonna arendamine ka raha ja see ikka mingi raha peab vahele panema, siis niimoodi ei saa. Aga ikkagi kõige põletavam küsimus, linnavalitsuse koosseisu vähendamine, kuidas nagu programmilised, et kust saaks kokku tõmmata? Planeeringute osakonnast või kantseleist või kommunikatsiooni on alati liiga palju, on ju? Et ma Pärnu linna poolt jään vastuse võlgu, mina oskan öelda Tori valla kohta oskan öelda, et kui oli see omavalitsuste kokkuliitmise reform oli, siis näiteks meil tekkis töökohti juurde, 4 töökohta tuli juurde. Kõik vallad löödi kokku, justkui oli eesmärk, et me vähendame kohti. Kamba peale isegi tuli 4 juurde veel. Et see on Tori vallas niimoodi, et... ma tulen selle juurde ikkagi tagasi nüüd, et ütleme, mis on Pärnus noortel puudu, eks ju, on, ütleme, ega töö tegemine on ka mõnes mõttes ju vaba aja veetmise võimalus, eks ju. Et mis meil veel on, ütleme, noorte puhul, mida me saame öelda, et mida noored nagu vajaksid, toome kas või näiteks see, et nad ei õlgus kuskil jõe ääres või kuskil... Kindlasti noored vajavad või pered vajavad tasuta huviharidust.
see, ma nüüd ei mõtle, et üks laps käib 4 erinevas trennis, kõik linnarahaga, aga üks huviharidus peaks olema igale lapsele tasuta. Kas selle järgi on vajadus või see on nagu teie arvate, et on vaja? Ei, ma tean, et on vaja. Okay. Mul endal käib 3 last trennis. Mina jõuan selle kinni maksta, aga väga paljud ei jõua. Ja ütleme, ja kui sul on nagu valid, et kas leib lauale või laps trenni, siis valitakse leib lauale ja laps ei lähe trenni. Mina mõtlen, et... Maslow püramiid. Kuidas? Maslow püramiid, see ongi baasvajadused, et ja, sa pead enne kõik süüa saama. Ja kui näiteks, kui ma seda juttu nagu linnavolikogus seal rääkisin, siis mulle öeldi, et otsi need kattekohad, et kus me selle raha võtame. Mul väga hea, kust saaks raha? Aga see ei olegi, aga meie anname, aga ma ei tea, sellepärast, et me ei ole ju seal rahakoti juures olnud. Tuleb prioriteedid paika panna, eks ametnik peab selle raha siis leidma, meie anname suuna, ja siis ametnik peab selle... Ühed teie konkurendi näiteks täna ütlesid siin, et mingitele MTÜ-dele makstakse liiga palju lahke käega raha. Kas te näete ka selliseid nagu priiskamiskohti kuskil? Mul ei ole sellele eelarvele olnud ligipääsu, selles mõttes ma ei tea, kui kohta seda raha nagu kulutatakse. Ma lihtsalt... Teegi vist on avalik dokument, muidugi iseenesest peaks saama vaadata. Aga see selleks, kuulge, räägime kultuuripoliitikast. Mis teile tundub, et kultuurielus peaks muutuma või mis siin või kuidas seda rahatada? Kultuurielu tuleks mitmekesistada, sest praegu on ta kuidagi muusika poole kaldu, kaasata noori. Minu idee on juba aastaid olnud ja on see, et kunsti, mis puudustab nüüd kunsti, et meil on Pärnus kunstikool. Noored lõpetavad, aga mis neist siis saab? Miks neid ei kaasata? Ja see minu jaoks mind kohe erutas ja ärritas, kui meil oli siin teema, et meil tuleb nüüd järgmine aasta tuleb siia üks kultuuriüritus, graffiti kunstnik siin linna Kalli raha eest ostab seda sisse, et mul on küsimus, et miks te ei võta meie oma Pärnu linna noori? Tehke selline samalaadne üritus, et kutsuge keegi siis mentorid. Keda kutsutakse? Raha. Ja selle tuleb? Mis graffiti kunstnik? Selle jaoks küsiti raha. Ja selle küll, aga ma mõtlen, et kes see suur nimi? Ma nime ja... Banksy, nagu tuuaks. Ei, kindlasti. Ma jään sulle vastus. Aga ma lihtsalt ütlen sulle, et kui siia kutsutakse Banksy, siis sorry, sellel kunstikooli lõpetajal ei ole ju tal vastu pakkuda seda sama nagu... Ja ta on täiesti erinevad tüüpüritused. Jaa, aga vaadake, Banksy nüüd siia lihtsalt kohe kindlasti ei tule ja võib ju juhtuda see sama lugu, nagu meil siin suvel alles Tallinnas juhtus, üks tore tegelane tegi siin show'd Kalli raha eest, et kellest sa räägid? Pärid oli palju, AC/DC käis tegi show'd ja... Noorte käest kodus küsisin... Sa mõtled influencerit, ja, just. Ei, aga kuulge, meil on ju rahapaigutusest rääkides. Kas Brainstorm peaks reklaamima Pärnut Kalli raha eest? Kas just, mis on kallis, aga võiks, sest lätlane on ka meie sihtgrupp. Lätlane on ka inimene. Ei lätlased on hakanud väga palju Pärnus käima, et sellist riikide ülest lansseerimist kindlasti võiks teha, peaks tegema. Aga siis on influencer lihtsalt, siis Tallinna mehe puhul lihtsalt oli see, et summa oli liiga suur. Jah, küsimus on rahas. Ta oleks võinud teha seda... Ta oli kallis mees ka, vaata, see ongi nagu Banksy on ka kallis mees, või rühmitus, et teda on nagu raske siia importida. Mina ei saa aru, et kindlasti saaks asendada kõik näiteks need AC/DC kontserdid ka laulupidudega, aga inimesed tahavad AC/DC-d ka kuulata. Ma just tahtsingi, et selles mõttes, et kunstikooli inimene lõpetab ära, et see on, ma võtan nagu muusika koha pealt, mulle meeldib muusika, ma ei saa öelda, et mulle meeldib ainult üks muusika. Et oluline võib-olla ongi see, et selle kunstikooli lõpetajale tegelikult näidata erinevaid kunstivorme, et võib-olla läbi selle ta leiab midagi, sellepärast, et ega graffitit, kui me vaatame, et võib-olla telefoni neid elektrikarpe, mis on ilusti ära värvitud, ma saan aru, et võib-olla see konservatiivne, ma ei taha halvasti öelda, võib-olla see konservatiivne maailmavaade ongi sellised, võib-olla me mingeid asju ei tohi teha, et võib-olla me tohiks just kutsuda inimesi, kes värvivad meie plangud ära, kes teevad mingeid asju, et seal ei ole tegelikult midagi halba. Aga võtame nüüd kaine mõistusega. Graffiti avalikus rinnaruumis on tegelikult päris suur probleem igas linnas.
sest et seda tuleb päris palju maha pesta, sest et seda juhtub, seda läheb ka nendesse kohtadesse, kuhu ta peaks minema. Ja küsimus ongi selles, et kas kui linn võimestab, eks ole, graffiti näiteks on ju tegijaid, siis kas ta on ka valmis, et eelarve on juba valmis, et seda švammide ja pesuvahendiga, on ju. Natuke läks nüüd tegelikult... Liirlikud, siis kunsti teema, mida erutus kohe lihtsalt. Jaa, te läksite nüüd teise nurka, et ma seda niimoodi ei pidanud silmas, et kunstid. Mina pean silmas seda, et teeme Pärnus selliseid kunstiteemalisi festivale, kus on kaasatud noored. Teeme neid konkursse, ma ei näe neid linnapildis, et on kaasatud noor ja see sama üritus, mis järgmine suvi planeeritakse, et justkui see toob meile nüüd hästi palju turiste siia ja kõik tulevad vaatama, aga... Ja kui see Banksy pole, siis ei tule. Jah, täpselt. Et siis kõik, kes siin käia ja minu jaoks heas mõttes ükskõik ongi see, et kaasame meie noored. Kus tal see väljud on? Ta lõpetab kunstikooli ja siis... Teate, meil on publiku küsimused ka, mis tulid. Ja need on lihtsalt nii põnevad. Nagu lihtsalt, seda me võiksime lõpata siin ega see kunstist rääkida. Äkki me vahepeal anname sõna valijale? Enne kui me läheme publiku küsimused. Ja valija. Siin on olnud lubadusi, siin on olnud konkreetset programmi. Siin on olnud konkreetset programmi. Ja, ma olen võib-olla sellised noppinud välja enda jaoks kohad olen täheldanud enda jaoks. Et esiteks ikkagi ma arvan, et kõige tavalisema valija jaoks on ikkagi küsimus võrdlus EKRE-ga ja kui siin lugupeetud saatejuhid palusid neid erinevusi välja tuua, siis ega teil väga palju nagu öelda ei olnud peale selle, et EKRE ei tee koostööd ja et nad rauskavad palju. Et kui nüüd valija läheb valimas, siis et see on siis see kaalukauss, et üks teeb koostööd, teine ei tee koostööd, üks rauskab, teine ei rauska või on see vastupidi, tal on juba segadus, kumb see rauskaja oli, kui me sinna jääme, aga lähme edasi. Teine asi, mis ma välja noppisin, oli see, et toonitasite, et teie erakond on puhas leht, aga ometigi olete välja kasvanud ju EKRE-st ja loodetavasti teie enda huvides, et te olete seal oma valijate kaasa võtnud, kes seekord siis valivad teid, mitte siis nagu erakonda, et teil on ikkagi EKRE taust, et selles mõttes ju ei ole puhas leht. Siis võib-olla jäi ka kummitama see, et Pärnu on kuurortlinn, mida te pooldate, et see kuvand või ikkagi seda... Aga teisalt ma ei ole kuulnud veel nagu lahendusi, et kuidas ikkagi seda olla. Siis ja ikkagi see ühistranspordi teema, et kui Siiri nimetas siin, et ta ei muudaks seda, et sellega on väga hästi, aga samas see ju nagu tööealisele perekonna inimesele see ühistranspordi skeem ei sobi, ta sobib ka ainult nagu lastele, aga samas ei sobi ka seda muuta. Pensionäridele ka. Jah, pensionäridele ka, et siin ei ole natuke kõikivust, et kas ühistranspordisüsteemi võiks olla selline, et toetab ikkagi kõigi vajadusi, olenemata, kas ta siis on eelkooliealine või koolieelik või käib koolis või on juba siis tööpõlve minetanud. Jah, ja kus muidugi see tuumaenergia küsimus ka, mis pare siin... Hästi põgusalt, sa lipsas. Ei, lihtsalt see on see... Libenõl ma ütlen. Lihtsalt jah, see mitte minu tagahoovis küsimus, et meie siin ei taha endale nagu... Ei taha enda tagahoovi midagi, aga vaat sinna Ida-Virumaa tagahoovi on nagu väga okei, aga kas seal Ida-Virumaal võib-olla arvatakse samamoodi? Nüüd on teie võimalus, et valija on peegeldanud teile, kuidas tema teie jutust on aru saanud. Ja võib-olla on mingid vahtsid otsi, mida tahaks nagu kuidagi kokkusid või selgitada. Nojah, lihtsalt märgiks ära, et see just see jutt, et mis on nagu erinevus EKRE-ga, et ega selles mõttes, et põhimõttelised erinevused, ega see ongi pigem stiili küsimus, kuidas nii-öelda suheldakse inimestega, et tegelikult ju kui ma hakkan mõtlema nüüd programmi peebtest, et see näiteks Helle Tulev ja mina ja Heldu ja meie panime ju selle 4 aasta taga. 4 aasta taguse programmi panime ka kokku Pärnus, EKRE programmi.
et selles mõttes, et ega nüüd, kui me sealt EKRE-st välja astusime, meie nagu põhimõtted ei ole ju 180 kraadi muutunud, et põhimõtted või noh, need ütleme, programmipunktid on meil, ongi üsna sarnased. Lihtsalt see stiil on erinev. Nii, aga nüüd võtame publiku küsimused korra. Sobib, te Siiri tahtsid mingi, sa kiire remargi sealt aega siin. Aeg suru palastab, 50 minutit. Lihtsalt ühistranspordi kohta, et kui mina elaks Pärnu linna piiris. Pärnu linnas sees, ma kasutaks seda on võimalik kasutada. Lihtsalt meil on, nii kui läheb linnapiirist välja maakonda, siis tekivad probleemid. Ehk siis maakonnad, need ei ühti nii hästi, et see oleks mugav. Nii lihtne see ongi. Kuna mina elan ka ikkagi linnapiirist veel 2,5 kilomeetrit on bussipeatuseni, siis lihtsalt see on see ratta võin ka tõesti minna tööle jalgrattaga, meil on kergliiklusteed olemas, ühendus on olemas, kõik on hästi. Lihtsalt me elame sellises kliimas. Aga Pärnu linna sees on ühistranspordiga väga hästi. Nii, ja nüüd ma pean võtma publiku küsimuse, et me jõuaks nendele vastata. Kas öise alkoholi piirang on õigustatud baarides? Mina siis kommenteerin, et isegi ma üldse väga alkoholi ei tarbi. Aga sa tunned kaasa nendele, kes peavad kella 4 läheb õllekraan klõnks kinni ja enam nagu tilkagi peale ei tule? Ma mõtlen nüüd seda nagu loogiliselt, et kui sa pead baari, inimesed seal pidutsevad, et kellel meeldib alkoholi. Siis seda peab saama juua, mis mõtlesin, me vaatame kella, et... Ühesõnaga, teie lubadus oleks, et seda piirangut ei peaks olema sellel kujul, et ei pea olema 4. Jook, kaua tahavad? Jook tahavad. Mis seal, kas tõesti siis baarides juuakse vett siis, kui kell kukub? Jaa. Või siis on, ettevõtja peab panema ju uksed kinni, sest tema teenistus on ju alkoholi pealt. Just. See mure on, ma arvan, sellest kiire signaal on. On asutusi, kus koha peal 5 minutit enne kella 4 pannakse häire signaal peale ja öeldaksegi, et 5 minutit on lõpuni. Kas piir ja kõik? Kas te näete seal, et seal tegeletakse ettevõtluse piiramisega või tegeletakse seal hea korraga? No üldiselt piiranguid meie ei toeta. Küll aga see iseenesest sellisel kujul, et meil on 4 tegelikult see on mõistlik. Sest ega ju peale 4 enam mingisugust joomist nii baarides ei käi, selleks ajaks on... Ma baaris käin, mulle tundub. Selleks ajaks on juba inimesed üsna väsinud, siis istuvad seal niisamad tiksuvad. No ma arvan, ma muidugi ka ei ole. Just, mulle tundubki, et jaa. Aga üldiselt me piiranguid ei toeta üldse. Aga samas, ütleme linna, kui sa mõtled turvalisuse seisukohalt, et... See oli minu... Nad ei ole konservatiivsed selles küsimuses, on vastus. Jah. Aga järgmine küsimus. Kuidas täita linna kasvat? Kas tuleks võtta laenu? Meil on ju miinustajate küll siin tehti valmis. Jah, hetkel nagu raske öelda, ma olen tehtud Tori vallana. Tori vald on plussis või? Tori vallas on rahadega okei. Ei ole miinuses. Ei ehita suuri sildasid. Ei enda rahast. Jah, meil on seal muud asjad, et selles suhtes on okei. Aga laenu võtmine on... Laenu võtmine on okei, kui ta ei ole. Ju mingisugust jooksvate kulude katteks. Investeerimiseks selliseks on ju mõistlik. Aga sa praegu on ikkagi jooksvate kulude katteks juba laenu vaja võtta vist või? Ma ei ole sellega kursis ausalt öeldes, kuidas praegu jooksvate kuludega on, kas selle jaoks on vaja, kas on puudu või ei ole, nagu ma ei ole kursis selle teemaga. Järgmine on murelik küsimus. Kui pikalt näete ennast poliitikas, kas kandideerite ka tulevikus? Mina olen küll pannud endale sihi kandideerida ka Riigikokku. Ehk siis nagu see ütelus, et kui juba, siis juba. Ma olen selle sammu teinud. Poliitika on mind tegelikult paarkümmend aastat, ma olen kogu aeg jälgin, elan kaasa ja ilmselt nüüd see aasta oligi nüüd see aasta, kus jaanuarikuus, kes viimane piisk sinna, et võt, nüüd ma sekkun ka. Et mul on ka midagi öelda ja kes siis teeb, et asjad on hullud kogu vabariigis. Ettevõtlik inimene.
ja ei, mina olen kandideerinud 4 aastat tagasi, kandideerin nüüd ja kandideerin ka tulevikus. Selles mõttes, et kui ise ei tee, siis kes teeb. Aga loomulikult ma ei ole huvitatud üheski positsioonist linnavalitsusega midagi sellist. Ma sellepärast seda asja ei tee, mul on nagu töökoht olemas. Kindlasti ma ei ole huvitatud üheski nii-öelda ametniku kohast linnas. Küll, aga ma olen nagu huvitatud, et need mõtted, mis meil on, et need saaksid nagu ellu viidud ja rakendatud. Minu küsimus on selline, et valimisprotsent on kuskil 53. Ma panen praegu puusalt. Et milline sõnum oleks, ütleme, nendele inimestele, kes on see 47%, kes ütlevad, et ma ei tule valima, sellepärast, et midagi ei muutu. Et milline oleks teie sõnum nendele, et nad ikkagi tuleksid valima? Noh, nad ei pea olema teie valijad, lihtsalt, et nad tuleksid ja räägiksid linnaelus kaasa. Et milline kuidas te kutsuksite neid? Mina olen neid kutsunud, et kuna ma olen nüüd siin väga aktiivselt rahvaga suhelnud, siis tegelikult on väga mitmed inimesed ongi öelnud, et ta kuulab mu juttu ära ja ütleb, et teate, ma pole kunagi valimis käinud, aga nüüd ma lähen. Et te veensite mind, et on vaja muutust ja minu sõnum ongi see, et kui te soovite muuta, valige lihtsalt uusi inimesi ja mina samamoodi, ma olen 20 aastat ettevõtja, ehk siis mina teenin raha endale, et ma ei lähe ka sinna töökohta otsima, sest ma hindan seda sõltumatust ja vabadust, et mina võin täna öelda, mis mina tahan, et mul ei sõltu sellest töökoht ja see vabadus ja meil ongi poliitikasse vaja selliseid vabu inimesi, kes ei sõltu. Ja ma pean tõdema, et nende inimeste silmist on näha seda lootuskiirt. Jah, osad ütlevad, et nad enam ei usu. Ja siis ma ikkagi veel veenen ja tõesti. Et see on võib-olla minu oskus, et hästi inimlikult siiralt läheneda. Rääkida seda olukorda, tuua iseennast näiteks, et ka mina praegu, ma lihtsalt pean lootma. Ja, et meie üks programmi punkt on ka see kaasamine. Just kogukondade inimestega, et hetkel on... Kuidas seda teete? Kas või rahvaküsitlused, tagasiside, mingid infotunnid, sellepärast, et praegu inimene ju valija annab oma hinnangu ju 4 aasta tagant, on ju, valimiste käigus, aga tegelikult see nagu vahepealne aeg. Linnavalitsus tegeleb oma asjadega ja rahvas justkui nagu ei ole enam kaasatud. Et seda kaasamist võiks rohkem olla, et kindlasti küsitlused, tagasiside, infotunnid. Kuna meil on üks küsimus jäänud ja me oleme siin jõudnud üsna lõpupoole, siis võib-olla valija peegeldus nüüd lisandunud blokile. Kas lähevad asjad selgemaks? Ma ei tea, kas mu peegeldus käib nüüd selle viimase bloki kohta, aga võib-olla selle kogu selle eelneva jutu kohta. Teil on olulised pereväärtused, noored, nende kaasamine. Aga mis saab nagu sellest ülejäänud segmendist, kes ei ole noored, kes ei ole väikeste laste vanemad? Et kuidas te kaasate pensionäre, mitte pereinimesi või siia nagu kolida plaaniline inimesi. Et kuidas te nemad ära räägite? Ja kindlasti see võti on ettevõtjad, et tulge Pärnusse, nagu meil on tehtud, kaasata ettevõtjaid, pakkuda neile head võimalused, kas või mingi maad anda, et pange oma tehas püsti, saate, kui te toote nii palju töökohti, tuua seda ettevõtlust Pärnusse, et pensionärid. Hetkel ma olen keskendunud, kuna on need just need lapsed ja noored, see on minu jaoks nii südamelähedane isiklik, et täna rääkida siin pensionäridest olen mina vale inimene. Et meil on erakonnas teised, mis oskavad seda paremini, et kuna tänane siia ka tulek oli sihtgrupp noored, siis me tegime ka sellise valiku, kes siin istuvad. Ja sama teema ka ettevõtjad, suurettevõtjatest, et
ma arvan, me oleme hetkel, ei ole nii pädevad siin praegu, kes me ma lihtsalt istume. tahtsin öelda seda, et sellepärast meil ongi kaasatud valija, et ta Jah. annab nagu mõtteid teile, et meie asi on ka, ütleme, selles mõttes võib-olla tekitada sellist mõtteainet. ja nüüd on, me nimetame seda pisara kiskumisküsimuseks, ehk siis, mis siis saab, kui te ei osutu valituks, mida Pärnu kaotab? Et kui algul oli 2 minutit liftikõnet, Jah. siis nüüd on Et nüüd on võimalik nagu valija ära kurvastada, et kui tema teid ei vali, siis järgneb veeuputus. Näiteks. Et siis Pärnu ja Pärnu siis ka Tori vald. Pärnu, ütleme siis no Pärnu. Ja, no Pärnumaa, et mida ta kaotab, kui ERK kaotab ei saa selle, et võimu? meie seisame ja tahame tuua just seda suhtlust tavakodaniku tasemel, et need kogukonnad tuua mängu. Pärnus kindlasti see info tulnud, et tavaline Pärnu kodanik saaks suhelda linnavalitsusega otse, ka ajakirjanikud, täna on see läbi volikogude, et seda kultuuri tuua, et suhtleme nüüd juure tasandil nende inimestega. Et kaasata kogukonnad, meil on lausa ju seaduses paragrahv, et omavalitsus peab kuulama ära, et kogukonna ühine otsus on oluline, aga me oleme ometi näeme seda, mis tehti Põlendmaa tuuleparkidega, et isegi neid allkirjad ei lisatud nende dokumentide hulka. No, lähme nüüd liiga detailseks. Ühesõnaga, kas ma proovin nüüd seda kokku, et ma saan õigesti aru, et põhiline, mille teid mitte valides Pärnakas kaotab, Pärnumaalane kaotab, on see, et kaasamine ei toimu, jätkub selles mõttes mitte kaasamine. Jah, on nii? Jah. Täpselt nii. Kuulge, see on olnud põnev tundnud aega teie siis valimismõtete, valimislubaduste ja kogu selle tausta ideoloogilise raamistiku avamisel. Aitäh, et te tulite ja me soovime teile omalt poolt palju edu valimistel ja et jõuaksite siis oma nende sihtideni, mis te olete endale seadnud ja vaadake siis juba järgmisi toredaid etteasteid järgmisest osast. Aitäh! ja palju edu! Tänud kutsumast!